Südamlikud tervitused, armsad valgusolendid ja tere tulemast Valguse kanalile. Mina olen Kaia-Liisa Reinut ja tänase video pealkiri on Must auk. Me ei räägi sellest mustast august, millest on rääkinud ja millest räägivad astronoomid, teadus, vaid ma räägin sellest mustast august, mis on nii paljudel südames. Ma räägin sellest tühjuse tundest, mis nii paljudel ikka veel sees on, sest läbi nende teraapiate, mis ma teen ja läbi oma isikliku kogemuse, ma tean, mis tunne on see, kui siin südames paikneb selline, ma ise nimetan pontsiku auguks. See on selline tühjus, mis paneb inimest otsima lahendusi väljaspoolt. See paneb inimesi suhetesse, mis tekitavad või mis on suhtesõltuvused tegelikult. See paneb inimesi kontrollima teisi inimesi ja olukordi. See paneb ootama ja otsima armastust väljastpoolt. See paneb tundma ennast väärtusetuna. Ja sa otsid tõesti kõike seda, mis seda auku täidaks väljaspool iseennast. Aga senikaua, kui sa seda teed, on see must auk tõesti nagu pontsiku auk siin, kus see kõik läheb sinust läbi ega jää sinu sisse. Ja selles on üks väga hea põhjus. Ja see põhjus on see, et tõeliselt suudad sa täita selle pontsiku augu endas, ühendudes oma enda energiaga, oma enda allikaga oma hinges. Mitte keegi ja mitte miski, mitte kunagi ei suuda anda sulle seda armastust, õndsuse tunnet, mida sa tegelikult otsid, kui see sinu enda sügav ühendus sinu enda allikaga. Ja see on üks asi, mida ma oma teraapiates ka teen. Ma aitan inimestel seda pontsiku auku täita. Nii, et nad saavad selle ühenduse ja nii, et nad saavad seda tegelikult ise teha. Sest tõepoolest, mitte miski ja mitte keegi ei anna sulle kunagi seda, mida see õnnistunne, mis tuleb, kui sa saad kontakti oma hingekristalliga, oma südamega, oma kõrgema minaga ja otseallikaga. Ja see on võib-olla väga paljudele, mitte võib-olla, vaid päris kindlasti väga paljudele selliseks äratuseks, et lõpetada see otsimine väljaspool ennast. Ja sinna alla käivad kõikvõimalikud sõltuvused ka, ükskõik millised, olgu see, ma ei tea, magusasõltuvus, alkoholisõltuvus, narkootikumide sõltuvus, töönarkomaania, ükskõik mis sõltuvus võib olla, sõltuvus teiste inimeste arvamusest käib muide sinna alla, siis nagu ma ütlesin, ükski asi ei täida seda. Ta võib anda kerge esialgse sellise naudingu tunde, aga pärast seda, kui see naudingu tunne ära läheb, siis haigutab see tühjus veelgi suuremalt sinu sees. Ja sellepärast on aeg hakata pöörama pilk sissepoole. Ja selleks on tegelikult väga paljud minu kursused mõeldudki. Ja näiteks see, et kuidas saada parimaks versiooniks iseendast, mis on sinu elu ülesanne ja väga-väga palju muud. Ja loomulikult ma aitan individuaalselt inimesi läbi teraapiate. Aga see on võib-olla viimaste aegade kõige olulisem sõnum, mis tasub võtta selles mõttes, selle, kas sa võtad selle omaks, see on sinu asi muidugi, aga et see tasub seda võtta kaalumisele ja mõtle ja tunneta, mida see informatsioon sinus
üles kergitab. nii et ilusat päeva sulle ja kohtumiseni taas Valguse kanalil.